Kui räägitakse Etioopiast, mõtlevad paljud esmalt põuale ja lõpututele tasandikele. Kuid paljud ei tea, et Etioopia on ka üks maailma vanimaid kristluse keskusi. Selle mägedes ja eraldatud paikades leidub vanu kirikuid, käsikirju, hauakambreid ja monumente, mida pole tänaseni täielikult mõistetud. Üks tähtsamaid näiteid on Karima evangeeliumid. Need raamatud asuvad Aba Karima kloostrist Tigrais, Põhja-Etioopias. Need on kirjutatud geesis, iidses keeles, mida kasutatakse siiani Etioopia õigeusu kiriku jumalateenistustel. Pikka aega arvasid mõned uurijad, et need käsikirjad loodi alles keskajal. Kuid kui pergamendi väikseid osi uuriti radiosüsiniku meetodil, selgus, et need on vanemad, kui esialgu arvati. Ethiopian Heritage Fundi andmetel näitas uurimine, et 2 peamist Karima käsikirja võidi valmistada juba 5. sajandi lõpust kuni 7. sajandi alguseni. See tähendab, et mõned leheküljed võidi valmistada enam kui 1400 aastat tagasi. Siiski ei ole raamatutes ainult tekst, seal on ka värvilisi joonistusi evangeeliumide kirjutajatest, dekoratiivsed mustrid ja leheküljed, mis näitavad, kuidas piibli osi on korraldatud. Oxfordi ülikooli sõnul need on vanimad säilinud Etioopia evangeeliumi raamatud ja kuuluvad kõige varasemate kristlike käsikirjade hulka, millel on täielikud illustratsioonid. See on oluline, sest see näitab, et Etioopias oli juba arenenud kristlik kirjutamis- ja kunstitraditsioon ajal, mil varase kristluse lood olid sageli keskendunud vaid Euroopale ja Lähis-Idale. Kuid ei ole õige öelda, et see tõestab, et kõik illustreeritud kristlikud käsikirjad said alguse Etioopiast. On olemas ka teisi iidseid fragmente ja kunstiteoseid Euroopast, Egiptusest, Süüriast ja teistest Vahemere piirkonna osadest. Aga Karima evangeeliumide tõeline väärtus seisneb selles, et need näitavad, kui oluline oli Aafrika roi kristluse levikus ja arengus varasel ajal. See on tõestus, et iidne kristlik kirjandus ja kunst ei arenenud ainult Euroopas ja Lähis-Idas. Raamatute päritolu kohta on ka usuline traditsioon. Munkade jutu järgi kirjutas need väidetavalt püha Aba Karima evangeeliumi vaid 1 päevaga. Väidetavalt peatus päikeseloojang, et ta saaks oma töö lõpetada. See lugu on oluline osa kloostri usust ja traditsioonist. Kuid teadus ei suuda seda tõestada. Radiokarbonmeetod suudab kindlaks teha ainult selle, millal pergament tõenäoliselt valmistati. See ei suuda tuvastada, kes täpselt kirjutas või kui kaua kogu käsikiri valmistati. Samuti ei vasta tõele, et klooster oleks kõik leheküljed teadlaste eest täielikult varjanud. On juba olnud eksperte, kes on näinud, uurinud, analüüsinud, restaureerinud ja võtnud väikeseid proove raamatutest. Siiski hoitakse neid endiselt rangelt, sest need on väga vanad, kergesti rikutavad ja mungad peavad neid pühadeks esemeteks. Etioopias ei tekita küsimusi mineviku kohta ainult vanad raamatud. Addis Ababast lõunas asub arheoloogiline paik nimega Tiak. Siin võib näha ka kõrgeid kive, mis on püsti maa sisse asetatud. Neid nimetatakse steledeks. UNESCO andmetel on selle paiga peamises osas 36 monumenti. 32 neist on graveeritud sümbolitega. On kujundeid, mis meenutavad mõõka, ringe, jooni ja inimese keha. Kuid siiani pole nende sümbolite täielik tähendus veel kindel. Kuid arheoloogide sõnul kaevamised on näidanud, et see paik oli tõepoolest osa vanast kaimistust. Kivid tõenäoliselt tähistasid inimeste matmispaiku, kes olid nende all või nende lähedal maetud. UNESCO sõnul steelasid püstitati umbes 10. ja 15. sajandi vahel. Paigast on leitud ka matmispaiku. Võimalik, et mõõkade joonistused on seotud julguse, sõdalase staatuse või surlupositsiooniga, kuid see on vaid teooria. Monumentide loojatelt pole säilinud ühtegi kirjalikku seletust. Seetõttu pole endiselt selge, kas iga graveering kujutab nime, auastet, rühma, religioosset sümbolit või elulugu. Samuti pole tõestatud, et kõik siia maetud inimesed oleksid surnud ühes suures sõjas. Mõnel säilmel on leitud vigastuste jälgi, kuid sellest ei piisa, et väita, nagu oleks kogu armee või kadunud sõdalastivilisatsioon maetud siia. Turvalisem on öelda, et see on kohaliku kogukonna oluline kalmistu ning sellel kogukonnal on oma viis surnuid mälestada. On ka lugusid, mis seostavad neid kive Ahmad ibn Ibrahim al-Ghaziga, 16. sajandi sõjaväejuht, keda mõnes kohalikus traditsioonis tuntakse kui Graagn, kuid paljud stelaadid on tema ajast vanemad. Seega ei olnud tema ega tema armee need, kes Tiah peamise monumendi püstitasid.
Suurim mõistatus ei ole see, kas kivid püstitasid mingid üleloomunikud jõud. Küsimus on selles, milline kogukond need tegi, kuidas nad sümboleid lugesid ja miks kadus nende seletus ajaloost. Sest mitte kõik tsivilisatsioonid ei jäta endast maha raamatuid, kuningate nimesid või pikki kirjalikke ülestähendusi. Mõnikord jäävad alles vaid kivid. Ja kui keel, mida on vaja sümbolite lugemiseks kaob, siis isegi kui sõnum on selgelt nähtav, ei mõista me selle tähendust enam kohe. See ongi põhjus, miks Karima evangeeliumid ja Tiah on olulised. Esimene näitab, et Etioopia kristlik ajalugu on palju sügavam ja vanem kui kaua arvati. Teine tuletab meelde, et Aafrikas oli kogukondi, kes lõid omaenda monumendid ja sümbolid, isegi kui me enam ei tea nende nimesid. Lisaks sellele Etioopia idaosas on üks vana linn, mida kaasaegne arheoloogia on kaua aega tähelepanuta jätnud. Seda nimetatakse Harlaaks. Enne kui algasid ulatuslikud väljakaevamised, kohalikud tundsid seda vaid kui kohta, kus on suured müürid ja kivid. Neil oli isegi jutt, et selle ehitasid hiiglased, sest mõned kivid olid nii suured. Kuid kui Exeteri ülikooli arheoloogid seda uurima hakkasid, ei leitud ühtegi tõendit, et seal oleks elanud hiiglasi. Nende avastus oli küll realistlikum, kuid sama väärtuslik. Harlaa oli kunagi suur islami asula ja kaubanduskeskus, mis oli ühendatud erinevate maailma paikadega. Siit leiti vana mošee, islami hauad, klaas, helmed, imporditud karbiid ja Hiinast pärit keraamikatükid, Jeemenist, Madagaskarilt ja Maldiividelt. See näitab, et Ida-Etioopia polnud keskajal isoleeritud. See oli osa laialdasest kaubandusvõrgustikust, mis ühendas Aafrikat, Araabiat ja India ookeani ja Aasiat. Need tooted võisid läbida mitmeid kaupmehi enne Harlaasse jõudmist. Seega ei tähenda see, et iga kaupmees linnast oleks otse Hiinasse või Maldiividele läinud. Aga on selge, et nad olid ühendatud marsruutidega, mida mööda liikusid kaubad kaugematest riikidest. Oluline on ka leitud mošee. See näitab, et piirkonnas oli juba organiseeritud moslemi kogukond. Oluline on ka leitud mošee. See näitab, et seal oli juba organiseeritud kogukond ja sellel oli tähtsus ka hiljem. Mõned arhitektuuri ja artefaktide osad on samuti seotud teiste islami asulate ja paikadega Aafrika sarvel ja Ida-Aafrika rannikul. See tähendab, et Harlaa ei olnud lihtsalt väike küla. See oli paik, kus kohtusid kaupmehed, käsitöölised, talunikud ja usukogukond. Aga ei ole õige öelda, et see oleks tahtlikult kustutatud. Harlaa kustutati kõigist ajalooraamatutest. Paljud iidsed linnad kaovad kirjalikest allikatest, sest dokumendid hävivad, kaubateed muutuvad või jäetakse koht maha pärast sõda, põuda või majanduse kokkuvarisemist. Võimalik, et vanades allikates kasutati siin teist nime, mistõttu pole seda veel selgelt tuvastatud. Oluline on see, et väljakaevamised näitasid, et Ida-Etioopias oli elav kaubandusühiskond, mis jäi kaua piisava tähelepanuta. Unustatud kaubanduskeskusest liigume nüüd Etioopia suurima järve juurde. See on Tana järv, mis on Sinise Niiluse peamine allikas. Järves on üle 30 saare ja paljudel neist asub kirik või klooster. Paljude sajandite jooksul kasutati kaugeid saari religioossete käsikirjade kaitsmiseks, kuninglikke esemeid, maale ja muid aardeid sõja ja varguse eest. UNESCO andmetel on Tana järv olnud oluline keskus Etioopia kristluse säilitamisel. Eriti just keskajal, mil paljud vanad käsikirjad ja religioossed aarded peideti selle kloostritesse. Üks tuntumaid paiku siin on Tana kirkos. Etioopia õigeusu kiriku traditsiooni kohaselt peideti saarele kunagi lepingulaegas. See on püha kast, mis piibli järgi sisaldab 10 käsutahvleid. Kohaliku traditsiooni järgi jäi see Tana kirkosesse enne kui see viidi Aksumisse. Tana kirkos. Oluline on selgelt eristada usku ja tõestatud ajalugu. Puuduvad arheoloogilised tõendid, mis kinnitaksid, et originaalne lepingulaegas oli tõepoolest saarel. Samuti ei ole ükski sõltumatu uurija näinud ega uurinud eset, mis võiks kinnitada, et see on tõesti reliikvia Moosese ajast. Saarel on kive ja vanu religioosseid paiku, mida mungad seostavad laeka looga. Kuid kivides olevad augud või märgid ei ole piisavad tõendid selle kohta, et püha laegas oleks sinna pandud. Need võivad olla osa mõnest muust vanast ehitisest või religioossest tegevusest. Seetõttu tuleks Tana kirkose laeka lugu käsitleda kui olulist religioosset traditsiooni,
mitte kui kinnitatud arheoloogilist avastust. samuti ei ole ebatavaline, et mungad on mõnda kloostri ossa sisenemise suhtes väga ranged. Need paigad on pühad ja neil on oma religioossed reeglid. Vanu käsikirju, kangaid, puitu ja metallist esemeid tuleb samuti ettevaatlikult käsitseda, sest need on haprad. Liigne valgus, katsumine, niiskus ja vale hoiustamine võivad neid kahjustada. Mõnes kloostris on ka piirangud, kes võivad sisse pääseda, lähtudes nende kogukonna pikaajalisest traditsioonist. Nende varakambris on vanad kroonid, käsikirjad, religioossed esemed ja mõnede endiste Etioopia valitsejate säilmed. Kõiki neid pole veel põhjalikult uuritud, sest ligipääs on piiratud. Konserveerimisseadmed on puudulikud ja tuleb austada Etioopia õigeusu kiriku autoriteeti. See ei tähenda tingimata, et seal oleks midagi varjatud, mis muudaks kogu ajalugu. Selgem põhjus on usu, turvalisuse ja väga vanade esemete säilitamise ühendamine. See ongi Harlaa ja Tanajärve kloostrite tõeline väärtus. Harlaa näitab, et Etioopia oli laiaulatusliku rahvusvahelise kaubandusega seotud juba enne kaasaegset aega. Samal ajal näitab Tanajärv, kuidas eraldatud usukogukonnad on sajandite jooksul suutnud kaitsta riigi ajaloo osi. Siin on lugusid, mida pole veel tõestatud, kuid isegi kui jätta kõrvale legendid hiiglaste ja seaduselaeka kohta, jääb tõeline ajalugu endiselt muljetavaldavaks. Sest see paik, mis näib olevat kaugel maailma keskusest, on siin linnad ja kloostrid, mis on juba ammu seotud Aafrika ja Aasia religiooni, kaubanduse ja kultuuriga. Siiski, Lõuna-Etioopias on veel üks suur matmispaik, mis on samuti täis kivimonumente. Seda nimetatakse Tutu-Tutofelaks ja see asub Gedeo piirkonnas. Siin on registreeritud sadu steelasid. Steela on püstitatud kivimonument, mida tavaliselt kasutatakse haua või olulise koha tähistamiseks. Tutu-Tutofelas on kividel kaks peamist kuju. Mõned neist on pikad ja ümmargused, teistel on lihtne nägu, kaks märki silmade jaoks ja üks joon suu jaoks. Pole veel kindlalt teada, kes need täpselt valmistas. Kuid väljakaevamised näitavad selgelt, et Tutu-Tutofela oli suur kalmistu, mida inimesed kasutasid. Aja jooksul muutus see koht veelgi huvitavamaks, kui arheoloogid avastasid, et siin ei ole ainult ühest matmisperioodist jälgi. Allpool on vanemaid matmispaiku, samal ajal kui uuemad matmised on paigutatud peale või ühendatud varasema kalmistuga. See tähendab, et inimesed tulid pärast pikka aega sellesse paika tagasi ja kasutasid seda taas oma surnute matmiseks. See ei tõesta, et nad oleksid tahtlikult varasemate inimeste kultuuri üle võtnud. On võimalik, et hilisemad kogukonnad pidasid seda paika lihtsalt pühaks. Võimalik, et nad seostasid vanu kive oma esivanematega, isegi kui nad enam ei teadnud, kes need esimesena püstitas. Paljudes iidsetes ühiskondades oli tavaline vanade kalmistute korduv kasutamine. Varasema matmispaiga olemasolu võis anda sellele kohale suurema väärtuse ja tähenduse. Seega ei pea ma Tutu-Tutofela mõistatuseks seda, miks surnud on teiste surnute peale maetud. Tõeline küsimus on, mitu erinevat kogukonda seda kohta kasutas, kui pikk oli nende vahe ja kas steela tähendus oli iga põlvkonna jaoks sama. Samuti puudub kindel alus väitele, et kõik praegused elanikud väldivad seda kohta teadlikult. Ainus, mis on selge, on see, et elavat traditsiooni, mis täielikult seletaks, kes iga kivi esimesena tegi, enam ei ole. Ega seda, mida kõik sümbolid tähendavad. Lõunapoolsest iidsest kalmistust liigume nüüd edasi ühte kloostrisse Himajoonis, Põhja-Etioopias, mis on peaaegu maast eraldatud. See on Tebredamo klooster Tigrais. See seisab lameda mäe otsas, mida ümbritsevad järsud kaljud. Ülesjõudmiseks peab külastaja ronima paksu köie abil, mille mungad alla lasevad. Ronimise järsk osa on umbes 15 meetrit. Kloostrisse lubatakse sisse ainult mehi. See on olnud kogukonna religioosne reegel juba pikka aega. See ei ole tõend, et neil oleks mõni saladus, mida nad ei taha naistele näidata. See on osa rangest kloostri traditsioonist, mida selles paigas järgitakse. Tebredamo klooster asupati väidetavalt 6. sajandil Abuna Aregavi poolt. Ta oli üks niinimetatud 9 pühakust. 9 pühakut olid kristlike munkade rühm, kes Etioopia traditsiooni kohaselt aitasid kloostri elustiili, usulise õpetuse ja kristlike tekstide tõlkimise levitamisel Etioopias. Tebredamo peamine kirik on Mahalik. See on üks vanimaid säilinud kirikuhooneid Etioopias, mis säilitab iidse Aksumi arhitektuuri stiili.
seinad on ehitatud vaheldumisi kivist ja puidust. Väljastpoolt on näha ka väljaulatuvaid puitalade otsi, mida mõnikord nimetatakse ahvipeadeks nende kuju tõttu. Samuti ei ole õige väide, et kirikut pole kunagi 1500 aasta jooksul remonditud ega muudetud. Selle põhidisain on väga vana, kuid sellel on toimunud parandusi ja remonte, et seinad täielikult kokku ei variseks. Kloostris hoitakse ka vanu käsikirju ja religioosseid esemeid. Kuid lood ristist, mille Abuna Aregawi otse Roomast tõi, on osa kohalikust usutraditsioonist. Selle täpset vanust ja päritolu pole veel teaduslikult tõestatud. On ka kuulus lugu sellest, kuidas Aregawi mäele ronis. Traditsiooni kohaselt aitas teda väidetavalt suur madu, et ta jõuaks tippu, samal ajal kui ingel teda valvas. See ei ole ajalooline fakt, mida arheoloogia oleks tõestanud. See on usuline legend, mis seletab, kuidas mägi muutus usklike jaoks pühaks. Debre Damo tõeline ajalugu on veelgi muljetavaldavam ka ilma legendita. Peaaegu 1500 aasta jooksul see on olnud palve, õppimise ja religioossete käsikirjade kopeerimise paik, kus raskesti ligipääsetav klooster aitas seda kaitsta mitmete sõdade eest, varguste ja kiirete muutuste eest välismaailmas. Kuid praegune ajalugu näitab ka, et see pole täielikult kaitstud. Tigray kirikuid ja religioosseid kogukondi on samuti mõjutanud piirkonna kaasaegsed konfliktid. Tuto, Fela ja Debre Damo on erinevad. Esimene on kogukondade kalmistu, keda me enam täielikult ei tunne. Teine on elav klooster, mida kasutatakse tänapäevani. Kuid mõlemad näitavad, kui palju Etioopia ajaloost ei ole näha paleedes ega kaasaegsetes linnades. Osa sellest on maetud kivist hauakambrite alla. Teised asuvad aga mäe otsas, kuhu pääseb vaid köie abil. Lisaks sellele hoitakse Debre Damo kloostris vanu käsikirju ja religioosseid esemeid, mida mungad hoolikalt kaitsevad. Võõrastel on juurdepääs piiratud, kuid see ei tähenda automaatselt, et seal peidetakse salajast ajalugu. Käsikirjad on väga vanad ja haprad. Neid peetakse ka kloostri pühadeks varadeks. Seetõttu ei anta neid lihtsalt käes hoida, ei lubata pildistada ega välja viia uurimiseks. Kuna kloostrisse viib peamiselt ainult köisredel, mungad saavad hõlpsasti kontrollida, kes võib sisse pääseda. Kui oleme olnud mäe otsas kloostris, siis nüüd laskume maa alla. Kagu-Etioopia peilitsoonis asuvad Sof Omari koopad. See on üks suurimaid ja pikimaid koopasüsteeme Etioopias. Koopad on tekkinud väga pika aja jooksul, kui Veivi jõgi voolab läbi Lubjakivi. Vesi sulatas ja uuristas kivi aeglaselt, kuni moodustasid suured tunnelid ja kambrid, kaared ja sambad. Kui sisened koopasüsteemi põhiossa, tunned end nagu tohutus katedraalis. Seal on kõrged lubjakivi sambad, suured kaared ja pimedad käigud, mis näivad olevat loodud arhitektuurilise plaani järgi. Kuid need on tekkinud loodusliku protsessi tulemusena. Puuduvad kindlad tõendid selle kohta, et mõni tundmatu tsivilisatsioon oleks koopasüsteemi peamised osad välja uuristanud. Sof Omar on samuti oluline, sest see on püha paik. Kohaliku islami traditsiooni järgi elas siin Sheikh Sof Omar, moslemi pühamees, keda piirkonnas väga austatakse. Seetõttu on koopaid juba ammu kasutanud palverännaku ja palvepaigana mõned moslemid ja Oromo kogukonna liikmed. Kõik koopakoha osad ei ole tavalistele turistidele avatud. On tunneleid, mis on väga pimedad, kitsad, libedad või raskesti ligipääsetavad. Samuti on oht üleujutuseks, langevate kivide, eksimise ja mõnes kohas õhupuuduse tõttu. Seetõttu on vaja koolitatud giidi ja õiget varustust, et ohutult sisse pääseda. Samuti puudub usaldusväärne arheoloogiline aruanne, mis tõestaks väidet, et seal on salajasi kambreid, tehistlikult laiendatud tunnel või jäljed, mida looduslikud protsessid ei suuda seletada. Ühe uurija või kohaliku giidi jutustusest ei piisa, et kuulutada koopast tundmatu struktuuri olemasolu. See tuleb kõigepealt mõõta, tuleb teha selgeid fotosid ja seda peavad uurima kvalifitseeritud geoloogid ja arheoloogid. Seetõttu ei tohiks Sof Omari suletud osi kohe nimetada valitsuse saladuseks. Tõenäolisem on, et sissepääsu piiratakse, sest see on ohtlik ega ole külastajatele sobivalt ettevalmistatud. Ja isegi kui vandenõud pole olemas, on tõeline Sof Omar ikkagi muljetavaldav. See on tohutu looduslik struktuur, mis on olnud osa ümbruskonna inimeste usust ja kultuurist. Nüüd liigume viimasesse kohta,
maa, mis näib olevat teiselt planeedilt. See on Talakili madalik Kirde-Etioopias. See on osa Afari piirkonnast Eritrea ja Djibouti lähedal. Tanakil on üks maailma kuumimaid, madalaimaid ja kõige aktiivsemaid geoloogilisi piirkondi. Siin kohtuvad 3 tektoonilise süsteemi osa: Araabia plaat, Nuubia plaat ja Somaalia plaat. Tektooniline plaat on tohutu suur osa maakõvast välimisest kihist. Tanakilis need plaadid aeglaselt eralduvad. Kui maa lõheneb, tõuseb altpoolt üles kuumus ja magma. Selle tõttu tekib palju murranguid, maavärinaid, kuuma veeallikaid ja vulkaane selles piirkonnas. Tanakil on osa aktiivsest maakoore laienemise süsteemist Afari piirkonnas. Sageli öeldakse, et siin sünnib uus ookean. See on võimalik, kuid see juhtub alles väga kauges tulevikus. Kui maapinna eraldumine jätkub miljoneid aastaid, võib osa piirkonnast lõpuks täielikult vajuda ja Punase mere vesi tungib sisse. Praegu on see siiski veel kuiv maa ning mõned kohad asuvad rohkem kui 100 meetrit allpool merepinda. Üks Tanakili kuulsamaid paiku on Talooli hüdrotermiline väli. Siin võib näha erksaid kollaseid, oranže, rohelisi ja valgeid maastikke. Need värvid pärinevad väävlist, soolast ja teistest mineraalidest, mida kuum ja happeline vesi maalt välja toob. On basseine, mis on ülimalt kuumad, väga soolased ja väga happelised. Kuna kõik need äärmuslikud tingimused esinevad korraga, on Talooli teatud osad, kus isegi paljud mikroorganismid ei pruugi ellu jääda. Mõned teaduslikud uuringud on siiski leidnud mikroskoopilist elu mõnes piirkonna äärmuslikus keskkonnas. Kuid on ka teisi uuringuid, mis väidavad, et on basseine, mis võivad ületada elu tavapärased piirid. See näitab, et ainult vee olemasolust ei piisa elu tekkeks. Ka temperatuur peab olema sobiv. Happesus, soolsus ja muud keemilised tingimused. Seetõttu kasutavad teadlased Talooli piirkonda näitena uurimaks, millist tüüpi paigad Marsil või teistel planeetidel võiksid elu jaoks sobivad olla. Selles piirkonnas asub ka Erta-Ale, üks Etioopia aktiivsetest vulkaanidest. See on tuntud oma laavajärve poolest, mida võib kraatri sees näha, kuid see ei ole alati ühesugune. See võib tõusta, langeda, laava võib kattuda või ajutiselt kaduda, olenevalt magma liikumisest vulkaani all. Vaatamata äärmuslikule kuumusele on Afari rahvas selles piirkonnas juba ammu elanud. Üks nende traditsioonilistest elatusallikatest on soola kaevandamine. Nad lõikavad maapinnast kõvad soolaplokid ja veavad neid kaamelikaravanidega. Elu siin on väga raske, vett on vähe, temperatuur on väga kõrge ja abi on kaugel, kui juhtub õnnetus või hädaolukord. Ohtusid põhjustavad ka vulkaanikaasid ja järsud muutused maapinna tingimustes. On olnud aegu, mil reisimine on olnud ohtlik relvastatud rühmituste ja turvaprobleemide tõttu piiri lähedal. Seetõttu nõuavad mõned ekskursioonid luba, kohaliku giidi ja turvaeskordi. Kuid puuduvad kindlad tõendid selle kohta, et Tanakili suletud osades oleks salajasi valitsushooneid või tundmatuid rajatisi. Samuti ei ole tõsi, et ohtlik gaas oleks kogu piirkonnas ühtlaselt jaotunud. Gaasi hulk muutub sõltuvalt vulkaanilise lööri asukohast, tuule suund, uumus ja põhjavee liikumine. Üks koht võib praegu olla ohutu, kuid juba mõne tunni pärast muutuda ohtlikuks. Seetõttu geoloogia, äärmuslik kliima ja turvariskid on piisavad põhjused, miks mõnda piirkonda turiste ei lubata. Vandenõuteooriaid pole vaja, et Etioopia oleks erakordne. Seal asuvad Karima evangeeliumid, mis kuuluvad vanimate säilinud illustreeritud kristlike käsikirjade hulka Etioopiast. Seal on Tia ja Tuto Tutofela, kus seisavad kivimonumendid kogukondadest, keda me enam täielikult ei tunne. Seal on Harla, endine kaubanduskeskus, mis oli ühendatud Aafrika, Araabiaga ja Aasiaga. Seal on Tanajärve kloostrid ja Tebre Damo, kus hoitakse jätkuvalt Etioopia õigeusu traditsiooni olulisi osi. Ja seal on Sof Omar ja Tanakil, kohad, mida on kujundanud vesi, kivid, uumus ja planeedi enda liikumine. Paljudele küsimustele pole endiselt täielikku vastust. Kuid vastuse puudumine ei ole automaatselt tõend, et midagi varjatakse. Mõnikord on vanad kirjalikud ülestähendused lihtsalt kadunud. Mõnikord on asjad liiga haprad ja pühad, mistõttu on juurdepääs piiratud. Ja mõnikord on koht lihtsalt liiga ohtlik, et sinna niisama siseneda. See ongi Etioopia tõeline müsteerium. Mitte sellepärast, et ta vaikides varjaks kogu maailma ajalugu, vaid sellepärast, et tema ajalugu on nii vana ja nii ulatuslik, et paljud osad pole siiani täielikult loetavad, välja kaevatud ega mõistetud.